Kuidas te strateegiat välja töötada, kui mõned põhimõttelised printsiibid esile tuua? Kuidas sünnib niisuguse suure ettevõtte, et kõik need inimesed aru saaks ja koonduksid strateegia taha, see on oluline. Kuidas see Melionis välja näeb? Ta ei näe niimoodi väga, et ma saaks nüüd öelda, et iga aasta veebruaris sõidetakse kuskile ja siis aprillis pannakse need asjad paika ja juunis nii ja juulis naa. Et selle koha pealt on ta natukene sellisem, ma ei oskagi öelda, mitte nii süstematiseeritud protsess, et me praegu tegelikult ise maja sees tegeleme sellega, et seda strateegia kui enda valmimise protsessi võib-olla pisut rohkem süstematiseerida. Aga mitmetel teemadel see hakkab ikkagi sellest peale, et tegelikult juhtimine on selgelt vastutuste kaupa paika pandud ja sealt aga sünnib niisugusel kujul tegelikult nende juhid ise panustavad hommikul tööle tulles õhtul, tegelikult mõtlevadki strateegiliselt. No mitte ainult loomulikult, operatiivtegevused on ka tähtsad, aga et leitakse seda aega ja vähemalt mingid olulisemad strateegilised teemad lepitakse kokku, võetakse seal selged sihid, nii lühema kui pikaajalised, kommunikeeritakse see laiali organisatsiooni ja siis jälgitakse järjepidevalt elluviimist, et see on pidev protsess samas. See on pigem küll pidev protsess, ma ütleks küll, et loomulikult on siin mingid aastased eelarvetsüklid, mis sellega seotud on ja teinekord ka oluliselt lühemad perioodid, aga selles mõttes on see ikkagi pidev, sest meie valdkond on teistpidi ka nii tehnoloogia kui mitmete muude mõjurite tulemusena üpris kiirelt muutuv, et siin ei ole selles mõttes võimalik mingeid selliseid 7-aastaku plaane või ka 5-aastaku plaane, no see ei ole väga mõttekas tegevus.